Tere hommikust ja tere tulemast Swedbanki majandusprognoosi esitlusele. Minu nimi on Jaan Männik ning järgmise tunni jooksul annavad meie ökonomistid Tõnu Mertsine ja Liis Helmik teile ülevaate Eesti majanduse värsketest arengutest. Muuhulgas tuleb juttu väliskeskkonnast ja selle mõjust ekspordile, milliseid trende näeme inflatsiooni ja hindade osas, kas Euroopa Keskpank võiks langetada intressimäärasid ning otse loomulikult esitlevad Liis ja Tõnu meie majandusprognoosi numbreid. Kõikidel vaatajatel on võimalik esitada ülekande ajal meile ka küsimusi. Kasutage selleks palun Slido keskkonda, mille QR-koodi näete ekraanil. Küsimustele vastamine toimub ülekande lõpuosas. Head vaatamist! Tere! Mina olen Tõnu Mertsina ja ma räägin kõigepealt sellest, mis seisus on väliskeskkond ja maailma majandus. Bloomberg teeb kord kuus ökonomistide hulgas uuringu kindlustunde kohta ja mida me nüüd siin viimasel ajal näeme, on see, et USA kaubanduspoliitikaga seotud ebakindlus on tasapisi vähenemas. See on küll kõige suurem ebakindluse allikas, aga see ebakindlus tasapisi väheneb. Ja nagu te siit jooniselt ka näete, see punane kõver on suunaga allapoole. See on USA poliitikaga seotud ebakindlus. Kuigi see ebakindluse allikas on leevenenud viimastel kuudel, on see jätkuvalt euroala jaoks peamiseks murekohaks. Samas jällegi inflatsioon, see kollane või selline pruun kõver, te näete, on liikunud viimastel aastatel üha allapoole. Ehk siis inflatsioon ei ole ettevõtete jaoks selliseks mureallikaks, nagu see oli veel mõned aastad tagasi. Kuigi kaubanduspinged on veel üldiselt probleemiks, siis ei ole need sellised, mis ettevõtete tegevust oluliselt piiraksid. Et kui näiteks praegu me vaatame euroala majandust sellel aastal, siis euroala majandus üldiselt on sel aastal kasvanud üsna hästi. 3 kvartali keskmine on 1,5%. mis on viimase 15 aasta, isegi üle viimase 15 aasta keskmise. Selle taga on kõrge tööhõive, langenud intressimäärad, aeglustunud inflatsioon, aga järgmisel aastal me ootame euroala majanduses mõnevõrra aeglasemat majanduskasvu, nii et meie prognoosi kohaselt peaks euroala majanduskasv jääma veidi pealt 1%. Samas jällegi 2027. aastal ootame majanduskasvu kiirenemist ja seda kiirenemist toetab paljuski just selline valitsuste poolne majanduse stimuleerimine, kõrge tööhõive, madalamad intressimäärad ja samuti ka aeglasem inflatsioon. Kui me vaatame meie suuremaid kaubanduspartnereid, siin Saksamaa, Läti, Rootsi, Soome, Leedu, siis nende prognooside juures, järgmise aasta prognooside juures, me saame seda öelda, et välisnõudlus järgmisel aastal peaks tulema üsna hea, mis peaks eksporti võimaldama. See kasv ei ole küll midagi väga erakordset, aga vähemalt, nagu te siit tabelist ka näete, peaks tulema majanduskasv meie suuremate kaubanduspartnerite majanduskasv parem. USA majanduskasv on sel aastal olnud
tugevam, kui võib-olla varem ootasime. Samas jällegi tollimaksude mõju hakkab järk-järgult ilmnema ja selle mõju avaldama Ühendriikide majandusele ja see majanduskasv mõnevõrra aeglustub, aga see aeglustumine ei ole suur, sellepärast et ühest küljest regulatsioone vähendatakse, tulevad maksuleevendused ja see pidurdab järgmisel aastal USA majanduskasvu. Hiina majandus on püsinud siiamaani veel üsna tugevana. Hiina on saanud veel praegu oma kaubandust päris hästi ümber suunata teistele turgudele. USA-sse on küll Hiina eksport vähenenud, aga järgnevatel aastatel me ootame Hiina majanduses sellist järk-järgulist jahtumist. Nüüd, kuna euroala inflatsioon on 2% lähedal, mis on Euroopa Keskpanga intressimäära inflatsiooni eesmärk, samal ajal kui ka majandus on olnud üsna vastupidav, siis meie hinnangul Euroopa Keskpank siin lähiajal sel aastal intressimäärasid ei muuda, küll aga meie prognoosi järgi tõenäoliselt Euroopa Keskpank langetab intressimäära veel järgmise aasta alguses, märtsis, praeguse prognoosi järgi. Ja selle arvamuse põhjus on see, et kuigi euroala majandus on praegu tugev, inflatsioon on 2% lähedal, siis tegelikult kaubanduspingete mõju ei ole veel mõjuma täiel määral hakanud. Majanduskasv võib nõrgeneda ka oodatust rohkem ja samuti ka inflatsioon võib liikuda allapoole praegust prognoosi, mis võib panna ka Euroopa Keskpanga intressimäärasid rohkem langetama. Aga kokkuvõttes on ikkagi tulemuseks see, et ettevõtete ja majapidamistel on laenukulud vähenenud ja see ergutab majanduskasvu. Et kui me tuleme nüüd Eesti juurde, siis madalamate intressimäärade mõju on uute laenude juures juba päris hästi näha, et näiteks selle aasta esimese 9 kuuga on uued laenud kasvanud aastases võrdluses ettevõtetel 46%, eluasemelaenud on kasvanud 29% ja samuti see on andnud hoogu ka majandustegevusele, näiteks eluhoonete ehituses, eluasemetega seotud tehinguid on rohkem, kui oli siin üle-eelmisel aastal ja samuti on ka ehituslubasid oluliselt rohkem välja antud, mis tähendab seda, et see peaks andma ka siin lähiajale rohkem ehitustegevust. Nüüd, kui vaadata välisnõudlust, juba mainisin seda, et meie suuremate kaubanduspartnerite majanduskasv mõnevõrra paraneb. Muidugi siin tuleks Rootsi puhul küll seda öelda, et kuigi Rootsis me ootame järgmisel aastal majanduskasvu paranemist, siis jällegi praegu on veel Rootsi ehitussektor ja kinnisvarasektor nõrk, mis tähendab seda, et see ka mõjub negatiivselt meie ekspordis just sellistele tegevusaladele nagu töötlevas tööstus, nagu puidutööstus, ehitusmaterjalide tööstus, metallitööstus, nende ekspordile. Jällegi, kui panna kokku kaupade ja teenuste eksport, siis sel aastal on nii kaupade eksport ja teenuste eksport kasvanud enam-vähem ühes tempos. Ja kaupade puhul on just suurem mõju olnud elektriseadmete väljaveol, sealhulgas ka mobiilsideseadmete ekspordil.
mõõteseadmed, puittooted, piimatooted ja järgmisel aastal meie hinnangul ekspordi selline mõõdukas kasv peaks jätkuma. Kui tulla sisekaubanduse juurde, siis jaekaubanduse müügimaht hakkas küll kasvama eelmise aasta teisel poolel järk-järgult, selle aasta kevadeks jaekaubanduse müügimaht saavutas oma viimase tipu ja on sealt alates uuesti tasapisi allapoole liikunud. Nii et septembri seisuga jaekaubanduse müügimaht ei olnud jõudnud oluliselt kaugemale, kui see oli näiteks eelmise aasta lõpus. Jaekaubandus on ligikaudu kolmandik kogu eratarbimisest ja kui me vaatame ka Swedbanki kaardimakseid püsivhindades, ehk siis kust inflatsiooni mõju on välja võetud, siis need kaardimaksed näitavad seda, et eratarbimine on jäänud sel aastal nõrgaks. Ja kui nüüd seda eratarbimist vaadata sellises pikemas vaates, siis te näete, et siin see punane joon on eratarbimine miljardites eurodes, püsivhindades ja see kollane on siis trend 2010-2021 ehk siis tegelikult eratarbimine on tublisti alla seda varasemat trendi ja see vahe on tegelikult kogu aeg suurenenud. Kui me nüüd vaatame järgmist aastat, siis järgmisse aastasse peaks tulema eratarbimisest küll rohkem jõudu, ehk siis maksuküüru kaotamine, peamiselt siis maksuküüru kaotamine, tulumaksuvabastuse taseme tõstmine, et sellel on positiivne mõju küll keskmisele palgale, aga samas jällegi palgatasemete alumistel detsiilidel on see mõju oluliselt väiksem. Nüüd, kui me nüüd tuleme kogu majanduse juurde, siis SKP, Eesti majanduse SKP, uuendatud andmete järgi tuli Eesti majandus langusest välja alles selle aasta esimeses kvartalis. Ja esialgsete andmete järgi, esialgsete just selles mõttes, et kolmas kvartal on praegu kiirhinnang, see võib muutuda, aga esimese 3 kvartali jooksul Eesti majandus kasvas eelmise aastaga võrreldes siis ainult 0,4%. Nüüd, kui me vaatame näiteks 15 aasta keskmist võrdluseks, siis 5 aasta keskmine kasv, reaalkasv, püsivhindades kasv on olnud 2,6%. Kui me aga vaatame Eesti majanduskasvu koos hinnakasvuga ehk siis jooksevhindades, siis see kasv on üldiselt olnud ikkagi 7,5% lähedal. Aasta esimesel poolel oli kasv veidi alla 5%. Meie hinnangul Eesti majanduskasv tasapisi kogub jõudu. Selle aasta keskmiseks majanduskasvuks praeguse prognoosi järgi peaks tulema 0,6%. Kui nüüd minna edasi järgmisse aastasse, ülejärgmisse aastasse, siis järgmisel aastal, ma juba mainisin maksuküüru mõju, sealt peaks tulema järk-järgult majanduskasvule sellist jõudu juurde, aga see maksuküüru mõju peaks avalduma järk-järgult. See peaks avaldama järk-järgult, sellepärast et ütleme sellised inimesed ei tunne ju seda kohe ära, kui aasta alguses toimub siis maksumuudatus. Ja see efekt peaks siis ilmnema võib-olla siin rohkem aasta teisel poolel. Ja täiendav selline positiivne mõju Eesti majanduskasvule järgmisel aastal peaks tulema valitsemissektori suurematest investeeringutest. Valitsemissektori investeeringud Eestis on juba niigi ühed kõrgemad, koos Lätiga siis, ühed kõrgemad Euroopa Liidus ja järgmisel aastal see valitsussektori investeeringute osakaal SKP-st suureneb veelgi.
ehk siis peamiselt investeeringud kaitsesse, taristusse, ehk siis Rail Baltica, neljarealised maanteed, kohalik raudtee, et sealt peaks tulema veel täiendavat jõudu, pluss siis madalamad intressimäärad, aeglustuv inflatsioon, nii et sealt peaks tulema järgmisel aastal majanduskasvule täiendavat jõudu, mis annab siis samuti sellise positiivse kasvuhooga 2027. aastasse. Ma annan nüüd sõna edasi Liis Helmikule, kes räägib täpsemalt hindadest ja tööturust. Eelmise prognoosi avaldasime augusti lõpus, et sellest on nüüd möödas veidi üle 2 kuu. Õnneks ei ole suuri muudatusi prognoosi tegema pidanud, et rohkem oleme me muutnud valitsussektori tulude ja kulude numbreid ja vaadanud siis täpsemalt, kuidas valitsuse majanduspoliitika SKP-d mõjutab. Järgmiseks aastaks ootame endiselt 3% hindade kasvu ja ülejärgmisel aastal, 2027. aastal peaks hinnakasv ulatuma 2,5%-ni. Nii sellel kui ka järgmisel aastal üle poole hinnatõusust tuleb riiklike maksude ja tasude kasvust. Sellel aastal mõjutavad hindade kasvu automaks, käibemaks, aktsiisid ja järgmisel aastal automaksu mõju kaob, aga need teised maksumuudatused avaldavad endiselt mõju. 2027. aastal kaob ära käibemaksu muudatuse mõju ja tänu sellele on siis hinnatõus prognoositud, et hinnatõus aeglustub. Me vaatame erinevaid kaubagruppe, siis me näeme, et kõige suurem mõju nii sellel kui ka järgmisel aastal tuleb toidust, et toit on meie eelarvetest ka kõige suurema osakaaluga ja toiduhinnad on sellel aastal üsna kiiresti kasvanud. Me näeme, et hinnatõusu surved tasapisi vähenevad. Seda näitavad ka ettevõtjate seas läbi viidud küsitlused. Konjunktuuriinstituudi uuringu järgi on järjest vähem neid ettevõtteid, kes plaanivad lähikuudel hindu tõsta. Jaemüügi ettevõtete seas läbi viidud küsitluse järgi on selliseid ettevõtteid, kes järgmise 3 kuu jooksul hindu tõsta plaanivad 40% küsitletutest. Ja teenindusettevõtete seas on neid veelgi vähem, et 20% ettevõttest plaanib siis järgmistel kuudel hindu tõsta. Ja järjest rohkem on sellised ettevõtted, kes siis lähikuudel oma hinnakirja muuta ei plaani. See kajastub ka Statistikaameti andmetel. Me näeme, et paljude kaubagruppide hinnad on viimastel kuudel kas siis langenud või vähemalt ei ole enam tõusnud. Toiduhinnad on viimase 2 kuu jooksul vähenenud. Sellele on kaasa aidanud põllumeeste müügihindade langus teises kvartalis, mille tõi kaasa piima, teravilja, köögiviljade ja puuviljade odavnemine. Samas toidutööstuse väljamüügi hinnad on püsinud juba eelmise aasta teisest poolest üsna stabiilsena ja need ei ole siis oluliselt muutunud. Me vaatame täpsemalt toiduhindu siin selle aasta jooksul, siis mingisugust laiapõhjalist hindade odavnemist toimunud ei ole, et odavnenud on eelkõige köögiviljad. Samas mitmete kaubagruppide puhul me näeme endiselt hindade kasvu ja kõige kiiremini on sellel aastal kasvanud just maiustuste hinnad.
teine kaubagrupp, kus me oleme viimasel 2 kuul näinud hindade langust, üsna olulist langust statistikas, on mootorikütused. Ja kui me vaatame bensiini 95 hinda Eestis ja võrdleme seda meie lähinaabritega, siis me näeme seda, et bensiini puhul on hinnad Eestis langenud Leedu ja Poola taseme lähedale. Ja kui me paneme siia bensiini kõrvale ka diislikütuse hinnad, siis me näeme seda, et diislikütuse hinnad on Eestis isegi odavamad kui Lätis, Leedus ja Poolas. Et see on kasvatanud Eesti tanklate käibeid, et kuna see on soodustanud ka siis piiriülest tankimist. Viimastel päevadel me oleme näinud seda, et kütusehinnad Eestis on taas tõusnud, aga see veel siin selles statistikas ei kajastu, kuna see jõuab meie andmebaasi, need hinnad jõuavad viitajaga. Mootorikütuste hinnad on langenud osaliselt tänu sellele, et nafta hind eurodes on odavnenud. Praegu naftaturgudel on pakkumist piisavalt ja see on hoidnud siis hinnad suhteliselt soodsad. Ja tulevikutehingud näitavad seda, et järgmisel aastal peaks nafta hind püsima praeguse taseme lähedal. See võib muidugi kiiresti muutuda, kui Venezuelas siis need pinged peaksid kasvama ja seal peaks hakkama mingi intensiivsem tegevus USA poolt. Et kuigi Venezuela nafta tootmine moodustab ainult 1% maailma kogu tootmisest, on see oluline regionaalses mõttes. See piirkond. Palgakasvu osas ootame endiselt palgakasvu kerget aeglustumist. Järgmise aasta keskmine brutopalk peaks tõusma siis ligi 6% ja ülejärgmisel aastal ligi 5%. Kui sellel aastal kasvavad palgad erasektoris kiiremini kui avalikus sektoris, siis järgmisel aastal peaks see trend taas muutuma. Rahandusministeerium prognoosib valitsussektori palgafondi kasvuks järgmisel aastal ligi 7%. Ja poliitiliselt on siis kokku lepitud täiendavad palgatõusud õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja kultuuritöötajatele. See peaks siis avaliku sektori palgataset kergitama. Kui me brutopalga kõrval vaatame ka netopalka, siis järgmisel aastal peaks paljude palgasaajate reaalne ostujõud kasvama, kuna netopalk kasvab kiiremini kui hinnad. Siin joonisel ma olen siis ära toonud erinevate palgatasemete kasvu 2025., 2026. ja 2027. aastal. Alampalga osas meil ei ole veel poliitilist kokkulepet, aga siin on lihtsalt minu prognoos. Järgmisel aastal tänu maksuküüru kaotamisele ja maksuvaba tulu tõusule siis kasvab netopalk märgatavalt. Eriti suur tõus on nendel, kes teenivad siis seal keskmise palga lähedast, kelle töötasu on seal keskmise palga lähedal. Et seal on see prognoositav siis netopalga kasv kõige kiirem. Ja kui sellel aastal siis palgad kasvavad hindadest aeglasemalt, enamus palgatasemetel, siis järgmisel aastal palgad kasvavad hindadest kiiremini. Ja sama saab öelda ka pensionite kohta. Ja ka 2027. aastal kasvavad nii palgad kui pensionid hindadest rohkem. Ja siin ma olen siis arvestanud nii palkade kui pensionite puhul just netotulu. Tööturu seis tasapisi paraneb, seda me ei näe veel eriti Statistikaameti
uuringu järgi, kus tööpuuduse määr on endiselt üsna kõrgel tasemel, aga näiteks ettevõtjate sealt läbi viidud küsitlused näitavad seda, et järjest vähem on selliseid ettevõtteid, kes plaanivad töötajate arvu vähendada. Kui vaata erinevaid majandussektoreid, siis kõige rohkem on selle aasta jooksul töötajate arv vähenenud kaubanduses ja seda kinnitab ka Konjunktuuriinstituudi küsitlus. Samas ehitusettevõtted juba otsivad uusi töötajaid ja ka ehituses ja kaubanduses on näha seda suuremat siis huvi uute töötajate palkamise osas. Tööpuuduse määr püsib mõõdukas, kergelt alaneva trendiga. Sellel aastal tööpuuduse määr kasvab, mitte nii tänu sellele, et töötute arv suureneb, seda natuke ka, aga eelkõige mõjutab siis selle tööpuuduse kasvu just see, et hõivatute arv või siis töötajate arv on varasemast väiksem. Ja tööpuuduse määra arvutatakse siis suhtena tööotsijate ja töötajate summasse ja tänu sellele siis see tööpuuduse määr on kasvanud. Kui panna siia kõrvale registreeritud töötute statistika, siis seal me näeme oluliselt positiivsemat trendi, et töötukassas on siis tööotsijaid järjest vähem ja seal on siis see registreeritud tööpuuduse määr on viimase 5 aasta väikseim. Ja positiivne on ka see, et see registreeritud töötuse määr, et see on järjest alaneva trendiga. Ka mitmed teised andmeallikad näitavad seda, et tööturu seis paraneb, kui me vaatame töötajate registrit, siis selle järgi ka on hõive sellel aastal uuesti kasvama hakanud. Valitsussektoris me näeme kulude ja tulude suurt erinevust, et 2026, 2027 ja ka tegelikult järgnevateks aastateks me prognoosime üsna suurt valitsussektori puudujääki. Kulud ületavad tulusid umbes 2 miljardi võrra. See on väga suur number. See on umbes üle 4000 euro iga erasektori töötaja kohta. Ja see puudujääk siis püsib järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal ja ka edaspidi. Puudujäägi taga on kulude kasv ja ka viimased erinevad maksuotsused. Järgmisel aastal suunatakse majapidamistele täiendavalt 900 miljonit eurot. See on siis maksuküüru kaotamine, pensionite tõus ja mitmete avaliku sektori töötajate palgakasv. See 900 miljonit on umbes 10% Eesti jaemüügist. Lisaks sellele siis plaanib valitsus tõsta oluliselt investeeringuid, valitsussektori investeeringud kasvavad umbes 700 miljoni võrra. See oli lühike kokkuvõte meie prognoosist. Üldiselt on meil positiivsed sõnumid. Majanduskasv kiireneb, selle taga on eelkõige valitsuse erinevad otsused, kulu- ja tulumeetmed, aga majanduskasvu toetab ka väliskeskkond. Meie kaubanduspartnerite majanduskasv kiireneb ja teatud positiivne mõju on ka intressimäärade langusel. Maksuküüru kaotamine tõstab järgmisel aastal tarbimist. Palgasaajate ostujõud kasvab, kuna netopalk kasvab kiiresti ja hinnatõus aeglustub. Tööpuudus püsib mõõdukas ja riigi rahanduse seis halveneb oluliselt. Aitäh teile ja nüüd me vastame hea meelega teie küsimustele. Siit stuudiost vestlust Swedbanki ökonomistide Liis Helmiku ja Tõnu Mertsinaga. Tere taas!
Ma saan aru, et meil oli ülekande algusfaasis teatavaid probleeme heliga, nii et vabandame selle eest, aga otse-eetri võlud ikka juhtub. Tuletan vaatajatele ka meelde, et meile saab saata omapoolseid küsimusi, millele siis vastame tänase paneeli lõpus. Kasutage selleks palun ekraanil nähtavat QR-koodi. Tõnu, vaatasin siit kõrvalt su esitlust. Vaatan, et tänaseks aastaks siis 0,6% majanduskasvu prognoosime, järgmisel aastal aga juba selgelt enam. Mis on selle kasvuootuse taga? Ole hea, korda üle. No ühes küljest me näeme seda, et majanduskasv tasapisi on paranemas. Järgmisel aastal tuleb sellele juurde, peaks tulema sellele juurde läbi ostujõu paranemise rohkem eratarbimist, seda mõju me ei näe tõenäoliselt aasta esimesel poolel nii palju kui võib-olla rohkem aasta teisel poolel, siis suuremad investeeringud, et näiteks ma mainisin ka seda, et valitsemissektori investeeringud on Eestis juba niigi Euroopa ühed kõrgemad. Siin me Lätiga oleme seal ühe pulga peal peaaegu. Ja järgmisel aastal see valitsussektori investeeringud suurenevad, see mõjutab rohkem, see annab rohkem majandusaktiivsusele juurde, rohkem investeeringuid. Madalamad intressimäärad peaksid soodustama nii tarbimist kui ka näiteks ehitustegevust rohkem ja nagu ka Liis mainis, inflatsiooni aeglustumine. Liis, sina keskendusidki enda ettekandes palju hindadele ja inflatsioonile. Kas ma saan õigesti aru, et ka selle osas on tegelikult järgmiseks aastaks inimestele öelda positiivsemaid uudiseid, et kui ma lähen poodi, ma näen ka seda? No selle hinnatõusuga on alati nii, et neid hinnatõuse märgatakse rohkem kui hindade langust, et ka nendel perioodil, kui meil tõesti siis kogu see keskmine tarbimiskorv on odavnenud ja odavnenud märgatavalt, siis kui inimeste käest tänavalt küsida, siis ega nad seda hindade langust nii palju ei tunneta. Ja kui me võrdleme ka seda aastat ja järgmist aastat, siis sellel aastal näiteks sinna hinnastatistikas avaldab suur mõju automaks, aga need, kes sellel aastal näiteks autot ei osta, siis neil see registreerimismaksu mõju ei ole või samamoodi näiteks sellel aastal avaldab olulist mõju arstivisiitide ja haigla voodipäeva tasude tõus, aga need, kes arsti juures ei ole käima pidanud, et need seda ei tunneta. Suur tänu selle vastuse eest, aga on aeg minna korraks siit stuudiost väljapoole. Nimelt uurisime jaekaubanduse ja ehitussektori esindajatelt, kuidas näevad nemad enda valdkonna lähitulevikku. Vaatame järgi. Eesti jaekaubandusturg on kõige konkurentsitihedam meie piirkonnas, et Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ei ole nii tihe konkurents jaekaubanduses kui Eestis. Meil on väga palju kette, väga killustunud turg ja sellest lähtuvalt jaekaubanduse kasumid on pikaaegselt vaadates kuskil 2% aastas. Viimane aasta 2024 oli Coopi kasum 1,6%, et tulenevalt väga tihedast konkurentsist tarbijate madalast ostujõust, ostukindlusest, siis ei näe, et kuidagi läheks kergemaks ja kasumid kuidagi paraneksid. Maksuküüru kaotamine on kindlasti hea otsus valitsuse poolt. Kahjuks kuuleme seda juttu, et keskmist palka saav inimene saab 154 eurot järgmine aasta kuus rohkem kätte. Et see on väga tore kõikidele keskmist palka saavatele inimestele, aga keskmine palk kahjuks Eestis ei näita väga palju, et tuleb vaadata mediaanpalka ja mediaanpalka vaadates me näeme, et Tallinna-Harjumaa mediaanpalk on seal 1919 eurot, Tartumaal 1818, kahjuks Valgamaa, Ida-Virumaa, seal ta on kuskil 1376,7 eurot, Saared 1400, isegi Pärnumaa on 1444, et kahjuks rääkides, et keskmiselt Eesti inimene saab 154 kätte, siis nii ei ole, et väga suur osa Eestist tegelikult saab sellest maksuküüru kaotusest ainult 10–30 eurot. Ma näen, et järgmisel aastal on põhjust optimismiks.
selle aasta lõpp on siin 2 kuu jooksul, et ma usun, et täna siin midagi väga ei muutu, jõulud on tulemas, tegelikult on sealt ka vahepeal 3 nädalat ju kadunud, aga järgmisel aastal kindlasti on põhjust optimistiks. Ma loodan, et inimeste ostujõu paranemine toob kaasa nõudlust uute kinnisvarade vastu, uute kodude vastu, sest käimasolevates projektides on päris suur hulk jäänud koheselt müümata, et ehk need arendused leiavad omale sealt ostja või siis ka inimene oma kodu. Mida teeb valitsus, mida teeb riigisektor, seda on väga raske kommenteerida. Plaanid on, mis tegelikult realiseerub, seda näitame järgmine aasta. Sellised mõtted siis kaubandus- ja ehitussektorist. Kerge optimism, aga teatavate kitsaskohtadega. Tõnu Mertsina, kas nendes kommentaarides oli midagi ootamatut sinu jaoks ja kui siin võtta see viimane kommentaar, et valitsussektori investeeringute puhul veel päris täpselt ei oska kommenteerida, kuidas sina näed seda kõike? Siin ei olnud üllatavad, sest ega üldiselt on ju niimoodi, et kui me ütleme, et majandus nagu paraneb tasapisi, see ei tähenda seda, et kõik paraneb. Ikka on mingisugused nuansid või mingisugused tegevusalad või mingisugused probleemid on ikkagi, et sellist asja ei ole. Isegi nagu majanduse halvenemise juures on ju see, et mitte nüüd 100% kõik ei halvene või ka paranemise juures on sama. Ja valitsemissektori investeeringute juures võib küll see teema olla, et ühest küljest on plaanid ju suured, tõsta oluliselt investeeringuid, aga kuidas see täpselt välja kujuneb, mis ajal need investeeringud ikkagi järgmisel aastal tulevad, et sealt võib tulla ka hilinemisi. Nii et eks me järgmisel aastal saame täpsemini näha ja oleme võib-olla ka targemad selle koha pealt. Ja seesama teemaga selle maksuküüru mõju kohta, aga tõepoolest see niimoodi on, et keskmise palga juures tuleb see efekt päris korralik, kuna ikkagi kui me vaatame nagu mediaani kaudu seda või siis seda, et alla mediaani teenivad inimeste jaoks see mõju ei tule väga suur, siis sealt ka tuleb väiksem efekt näiteks ka jaekaubandusse. Eratarbimise tõenäoliselt veidi suurem, aga jaekaubandusse või ole alguses, vähemalt aasta esimesel poolel. Kui ma siia tohiks veel midagi juurde öelda, siis me opereerime ikkagi makronumbritega ja see maksuküür, see on 570 miljonit eurot, et see on väga palju raha. Liis, viimasel ajal on palju räägitud ka sellest, et tarbijate kindlustunne ei näita päris reaalset olukorda. Kuidas sina seda näed? No, ma arvan, et see kindlustunne on kindlasti madal. Selle taga on just see, et inimesed tunnevad, et nende ostujõud ei ole kasvanud nii kiiresti, kui nad tahaksid. Me võrdleme Eesti netopalkade kasvu ja hindade kasvu teiste riikidega, siis me näeme, et me oleme siin selgelt maha jäänud, et Lätis ja Leedus on see sissetulekute kasv olnud oluliselt kiirem ja see on ületanud märgatavalt hindade tõusu. Ma tahakski võib-olla küsida siis sellest viimasest lõpust kinni haarates. Nägin slaidi peal numbreid ka Leedu majanduskasvu kohta järgmiseks aastaks, mis on jätkuvalt tugev meist eespool. Mis seda veavad ja võib-olla üldisemalt ka vaade euroalale? No Leedu järgmise aasta majanduskasvu sellise tugevam kasvu taga on ikkagi peamiselt sealne teise pensionisamba reform, mis erakordselt tõstab tarbimist, aga see efekt jääb tõenäoliselt lühiajaliseks. Et nagu me oleme ka prognoosinud 2027. aastal see kasv aeglustub, kuigi ikkagi jääb see pealt 2%. Aga jah, järgmise aastal on ikkagi peamine efekt, mis Leedu majandusele juurde tuleb, on just teise pensionisamba raha väljavõtmise vabastamine. Aga üleüldine euroala vaade, sa nagu, et kas seal on siin paari aasta vaates võib-olla muutuvad numbrid konservatiivsemaks? Järgmisel aastal euroala majanduskasv mõnevõrra aeglustub, et kui nüüd see aasta me oleme prognoosinud 1,4, järgmisel aastal 1,1, et vahe on tegelikult suhteliselt väike.
ülejärgmisel aastal meie hinnangul majanduskasv tasapisi hakkab ikkagi uuesti kiirenema ja selle kiirenemise taga ma ka juba mainisin ka, et euroalal on kõrge tööhõive, madalam inflatsioon mõjutab sisetarbimist, madalamad intressimäärad ja täiendavalt veel valitsemissektori investeeringud samamoodi tegelikult nagu Eestiski nii taristusse kui ka kaitsesse. Me ei saa üle ega ümber USA tegevusest, et eelmine kord, kui me siin suve lõpus istusime, arutasime, et millised need tollimaksude mõjud võivad Eesti ekspordile olla. Kuidas täna tagasi vaadates nendele kuudele seis tundub ja millal see mõju nagu täielikult meie ekspordile mõju avaldama hakkab? No ühest küljest USA majandus on olnud tugevam, kui me varem kartsime. Aga eks nende selliste uute teemade juures või ka majandusšokkide juures ongi see, et esialgu on infot vähem. Me ei tea täpselt, kuidas see mõju avaldub. Nüüd on näha, et USA majandus järgmisel aastal, ta on küll aeglasem kui siin varasematel aastatel, aga ülejärgmisel aastal mõnevõrra paraneb. Kuidas selle mõju on Eesti majandusele? Üks on see, et meie peaksime vaatama eelkõige meie kaubanduspartnereid. Meie kaubanduspartnerite majanduskasv järgmisel aastal paraneb Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus, isegi Saksamaal. Saksamaa majanduskasv jääb küll väga nõrgaks, aga siiski ta tuleb parem, kui see oli nüüd sellel aastal või ka eelmisel aastal, mis tähendab seda, et selline suurem majandusaktiivsus peaks tasapisi suurendama ka sealset nõudlust ja tagama ka meie eksportivale sektorile võimaluse eksportida, et me ei ole küll prognoosinud sellist eksporti kasvu kiirenemist, aga sellist mõõdukat kasvu pigem järgmiseks aastaks. Liis, kui inimeste ostujõud on langenud ja võib-olla juba pikemat aega on inimesed, kes tunnevad, et neil on raskem olnud, kui palju Eesti inimesed täna suudavad üldse raha kõrvale panna, et võib-olla saate kommenteerida ka, mida näitavad pankade hoiused? No hoiused on, kui vaadata majapidamiste hoiuseid, siis majapidamiste hoiused sel aastal võrreldes nüüd eelmise aasta lõpuga on suurenenud kuskil 530 miljonit. See on 4%, see on päris arvestatav hoiuste suurenemine ja nüüd selle taga on see, et suurenenud on peamiselt nõudmiseni hoiused, samal ajal kui tähtajalised hoiused on vähenenud. Aga samas jällegi ja tähtajalised hoiused on vähenenud seetõttu, et nendele makstavad intressid on ka langenud. Aga nõudmiseni hoiuste kasv on olnud pea 3 korda kiirem, kui on tähtajaliste hoiuste vähenemine. Samas tuleks arvestada seda, et hoiused ei ole ühtlaselt jaotunud ja teine selline teema kindlasti nende hoiuste juures on see, et selline hoiuste kasv ikkagi tõenäoliselt näitab seda, et see on selline seotud teatud ebakindlusega, kus siis hoitakse tagasi tarbimist ja püütakse rohkem raha kõrvale panna. Soovid sa midagi lisada, Liis? Jah, et need makrovaates need numbrid on hästi suured, aga jah, kui me vaatame seda hoiuste jaotust, siis 3/4 inimestest on ikkagi kuu lõpus on raha piltlikult öeldes otsas. Et me vaatame seda, et milline on, et võrreldes nende keskmise netosissetulekuga, et palju neil siis nii-öelda kuu lõpus raha arvel on, et 3/4 on vähem, kui on nende selline tavapärane sissetulek. Ehk et seda numbrit vaates vist võiks öelda, et tegelikult need paljud inimesed võiksid rohkem säästa ikkagi. Meil on tulnud ka päris palju vaataja küsimusi, nii et võtame need siit ette ja esimene tundub olevat kohe selline investeeringute huvilise küsimus. Ma ei tea, kui palju me seda investeerimisnõu saame anda või infot, aga millised on ootused Swedbanki aktsia hinnale? Et ma ei tea, kui palju me siin majandusprognoosis selle kohta midagi öelda saame.
no ma ei hakkaks võib-olla seda kommenteerima, jah, seda Swedbanki aktsia hinda, et neid infosid saab mujalt uurida. Nii, on olnud juttu, et hinnad langevad, nagu ka sinu slaid näitas. Mina seda küll ei näe. Miks inimesed ei märka hindade langust? No, esiteks praegu on mingite kaubagruppide hindadest on üldse raske aru saada, sellepärast et kõigepealt sul on üks hind, mis sul on seal poeriiuli juures kirjas, siis sul on võib-olla äpi kaudu mingisugune teine hind. Samamoodi nüüd on mootorikütustel erinevates isegi sama tanklaketil on erinevates tanklates erinev hind. Ka tanklaketid, mis asuvad üksteisele väga lähedal, ka siin Tallinnas. Et selles ongi raske aru saada, et mis see hind siis on ja üldiselt psühholoogiliselt inimene märkab rohkem hindade tõusu, hindade langust ei pane tähele. See on vist üsna tavapärane, jah. Kas kohalikud valimised muutsid midagi teie prognoosis? Nüüd, kui valimised on läbi, kas enne olid ühed näitajad, nüüd teised? Ma arvan, et need tulemused olid üsna ootuspärased ja siiani me ei ole näinud muutusi, mis kuidagi majandust mõjutaksid, et praegu ei prognoosi mingeid muutusi. Jah, ei ole tõesti. Mingid niisugust muudatust jah, ei teinud. Küsimus palkade kohta. Millistes valdkondades palgad kõige kiiremini kasvavad? Viimase Statistikaameti numbrid näitasid seda, et kõige kiiremini kasvasid palgad põllumajanduses, ka panganduses on palgad päris kiiresti kasvanud. IT-s on juba traditsiooniliselt see palgatase Eestis erinevate harude lõikes kõige kõrgem. Ja selliseid valdkondi, kus palgad oleksid vähenenud, et selliseid siin viimastel andmetel ei olnud sellist ühtegi valdkonda, kus palgad oleksid vähenenud. Selge. Paar küsimust välispoliitika vallast. Esiteks, Tõnu, see tuleb ilmselt sinu slaidi pealt. Mis põhjusel oodatakse Hiina majanduskasvu langust? Paljuski on see seotud sealse sellise demograafilise teemaga. Sellel on küll selline pikemaaline mõju, aga samas on ka ju see, et me näeme seda, et Hiina majandus muutub rohkem tarbimisele toetuvaks, et eksport on küll seal väga oluline, aga kui nagu demograafilised probleemid tulevad seal rohkem demograafilisemaid probleeme, siis see mõjutab ka tasapisi ka tarbimist Hiinas. Eks Hiina kindlasti jätkab oma ekspordi ümberstruktureerimist või ekspordi ümbersuunamist, aga see mingil määral avaldab ka ikkagi jätkuvalt sellist piiravat mõju. Tean, et sa käisid nädalavahetusel Rahvusringhäälingus rääkimas ka, mis seisus on meie idanaabri majandus ja üks küsimus ongi, et kuidas läheb Venemaa majandusel, kas on lootust, et sanktsioonid, sõjakulud, madalad naftahinnad, riiklike fondide ammendumine ja nii edasi toovad kaasa Ukraina sõja lõpu? Ma võin kommenteerida võib-olla rohkem seda Venemaa majanduse seisu, aga nüüd see, et see Venemaa majanduse sõda lõpetab, seda ma nüüd küll hästi ei usu. Et nii hull see asi ei ole Venemaa jaoks, aga tõepoolest naftatulud on vähenenud, et kui näiteks ütleme 2011-2014 oli nafta ja gaasitulude osakaal kuskil 50% Venemaal kogutuludest, siis praegu on see taandunud 24% ja siin lähiaastatel ta veel väheneb natukene seal 21-22%, mis tähendab seda, et Venemaal jääb üha vähem raha oma majandustegevuse finantseerimiseks. Ja Venemaa peab leidma uusi allikaid, kust tulu juurde saada, mis tähendab seda, et maksusid on juba tõstetud, järgmisel aastal nüüd on tõstetud tulumaksu, järgmisel aastal plaanitakse tõsta käibemaksu 2% võrra
intressimäärad on 16,5%, nad on küll allapoole tulnud, aga 16,5% on ikkagi veel kõrge, mis tähendab seda, et sealsed ettevõtted finantseerivad ennast üha rohkem läbi võlakirjade, mis omakorda tähendab seda, et nad lükkavad seda probleemi edasi, need võlakirjasid tuleb hakata tagasi maksma. Ja inflatsioon 8%, keskpank küll prognoosib inflatsiooni aeglustumise jätkumist, aga 8% on kõrge, samas jällegi palgakasv on üle 8%, nii et Venemaal nominaalne brutopalgakasv on tõesti üle inflatsiooni taseme. Üks küsimus välispoliitika poole pealt veel, kuidas näeb majanduskasv järgnevatel aastatel välja Indias ja Kagu-Aasias? Ma ei tea, kas see jääb teie esitluse skoopi kuidagi? Kahjuks me ei ole neid riike prognoosinud, et no Indias on majanduskasv oluliselt kiirem kui Hiinas. Kui Hiinas rahvaarv väheneb, siis Indias endiselt kasvab. Ja seal see piirkonna riikidest on India majanduskasv päris kiire. Aga ta võiks olla veel kiirem, et seal on omad probleemid. Aga tuleme tagasi kodumaale. Kas Eesti majandus on pigem taastumas või jääb stagnatsioonifaasi? Numbrite järgi pigem sellest me rääkisime, et aasta esimesel kolmel kvartalil on majandus kasvanud 0,4%, mis iseenesest ei ole küll mingi väga eriline kasv, aga siiski on näha, et majanduskasv tasapisi paraneb ja kui me prognoosime ka järgmiseks aastaks kasvu kiirenemist, siis nii see ongi, et peaks olema ikkagi majanduskasvul pigem selline taganttuul praegu. Üks selle põhjuseid, ma saan aru, esitluse põhjal on olnud ka see maksuküüru kaotamine ja selle kohta on meil ka mõned küsimused. Kui suur osa maksuküüru kaotamise rahast jõuab Eesti majandusse tagasi? On seda üldse võimalik niimoodi mõõta? No ma arvan, et päris suur osa tarbimisse ja ka investeeringutesse. Aga täpsemalt on seda raske öelda. Sealt osa läheb ka tõenäoliselt, kuna selle maksuküüru kaotamise ka võidavad võib-olla rohkem ka üle mediaani ja kõrgema palgaga siis tähendab seda, et nad võidakse seda raha panna ka rohkem hoiustele. Millist mõju avaldab julgeolekumaks 2%, kas see mitte ei vähenda maksuküüru kaotust, et kui on selline 2% julgeolekumaks? No see julgeolekumaks jäi ära. Just. Ja. Et ei hakka spekuleerima, millist mõju see avaldaks. Miks on teie hinnangul valitsussektori investeeringud teistes riikides palju madalamad? Mida see majanduse jaoks tähendab? See on üldiselt olnud Eestis pikemat aega, et Eestis on valitsussektori investeeringud olnud suuremad. Nad on aastati olnud küll suht erinevad, aga protsendina SKP-st kõrged ja see, mida see tähendab seda, et valitsussektori investeeringute panus nagu pikemal ajal on olnud majandusele suurem läbi just erinevate investeeringute. Vaatame, siin on küsimusi on veel. Kuidas te hindate EL-i vabakaubanduslepinguid eri maailma riikidega, kuidas need hakkavad eksporti mõjutama? Tõenäoliselt positiivselt, sõltub muidugi sellest, et millised need lepingud on, kuidas need sobituvad meie ekspordiga, aga igasugused vabakaubanduslepingud, esiteks on nendel on, peaksime vaatama, kas otsene mõju või ka kaudne mõju. Ja isegi kui see otsene mõju ei pruugi jääda väga tugevaks, siis läbi kaudse mõju ehk siis läbi meie kaubanduspartnerite võib see mõju olla suurem veel. Kuna oleme oma saate ajaga juba üle läinud, siis võtame veel mõned viimased küsimused enne kui kokku pakime tänaseks. Veel üks küsimus hindade kohta. Kui Eesti majanduse inflatsioon väidetavalt taandub, miks püsib toidukorvi hind endiselt tipul, kas tegemist on turustruktuuri jäikusega, varjatud maksusurvetega või jaemüügi kasvutrendiga? No siin tuleb vaadata tervet seda tootmise ahelat, alates siis põllumajandusest, tööstusest ja siis kaubandusest. Et seal me näeme, et hinnad on kasvanud igal pool. Ja kui vaadata kaubandust, siis siin me näeme, et Eesti turg on väike. Tänu sellele on meil püsikulud kõrgemad
kui mitmes teises riigis ja see toob ka kaasa selle, et meil mitmed kaubad maksavad rohkem kui mõnes teises riigis. Sarnasest ooperist küsimus, kas intresside langusest tulenevalt peaksime eeldama siis kaupmeeste hinnatõusude raugemist ning odavnemist? Intressimäärade langusest tulenevalt ma hästi nagu ei usu seda, et see nii tugev seos on sellel. No see sõltub, erinevates riikides on erinevad laenulepingud, et meie enamus lepinguid ettevõtetel on seotud selle 6-kuulise Euriboriga. Mõnedel on see, jõuab see intressimäärade langus jõuab majandusse kiiremini, mõnes võtab see rohkem aega. Et jah, meil jõuab see langus on selles mõttes on positiivne, et meil see intressimäärade langustsükkel on üsna kiiresti jõudnud reaalsesse majandusse. Suur tänu igatahes teile nende vastuste eest ja aitäh ka vaatajatele nende küsimuste eest. Enne kui lõpetame, tahtsin teilt küsida, ehk tahate veel teha väikese sellise kokkuvõtte tänasest esitlusest, mis mõtted anname siit Eesti inimestele veel kaasa lõpetuseks? Kõigepealt see, et Eesti majandus tasapisi peaks paranema. Järgmisel aastal me peaksime nägema tugevamat majanduskasvu, kui oli sellel aastal. Inflatsioon aeglustub tasapisi. Madalamatest intressimääradest peaks tulema rohkem leevendust kuludele nii majapidamistel kui ka ettevõtetel. Tööturg tasapisi paraneb, aga muutub pingelisemaks. Ehk siis palgakasv küll aeglustub, aga see pingeline tööturg pidurdab sellist palgakasvu aeglustumist. Ekspordi kasv peaks jätkuma, sest välisnõudlus tasapisi ikkagi paraneb, mitte küll hoogsalt, aga peaks andma võimaluse eksportida. Liis? Nii ettevõtetel kui ka tarbijatel peaks elu paremaks minema. Aga eks me siis seda saame näha, et tegemist on prognoosiga. Aga suur tänu teile, Tõnu Märtsin ja Liis Helmik, oli meeldiv nagu alati. Ja suur tänu ka meie vaatajatele. Tänaseks meie poolt kõik. Ilusat päeva jätku!